18. sajandi lõpus tutvustati maailmale telefoni leiutist. Alguses olid inimesed uue tehnoloogia suhtes kõhklevan seisukohal, kuid vaid 2 sajandit hiljem ei suudaks paljud meist oma elu ilma telefonita ette kujutada. Kadunud isikute uurimisel võivad mobiiltelefonid anda uurijatele hulgaliselt tõendeid ja mõnikord on ainus asi, mis maha jääb, telefonikõne. Number 10. 20-aastast Angela Hammondit Clintonist, Missourist, kirjeldati sõbraliku, avatud ja linnas populaarse noore naisena. 1991 aastal laskus Angela poissõber Rob Schaefer ühele pöövele ja esitas küsimuse, mida paljud loodavad kuulda. Kas sa abiellud minuga? Angela ütles loomulikult jah ja nad hakkasid oma muinasjutulist pulmapäeva planeerima. Angela pidi oma elus paljuga toime tulema. Päeval töötas ta kohalikus pangas ja õhtuti käis ta tundides Kesk-Missouri riiklikus ülikoolis. Aga oli veel midagi, millega ta pidi hakkama saama. Vahetult enne kihlumist sai ta teada, et ootab last. Hammondid võtsid selle hea uudise rõõmuga vastu ja sama aasta aprilliks valmistusid nad lapse sünniks. 4. mail 1991 osalesid Angela ja Rob koos Hammondi perega grillipeol ning varsti pärast seda viidi Rob koju tagasi, sest ta pidi oma õdesid vendi hoidma. Rob ütles oma kiilatuile, et nad näevad hiljem veel, teadmata, et see jääb nende viimaseks hetkeks koos. Pärast Robi koju viimist veetis Angela õhtu oma sõbraga. 23.15 oli ta juba üksi ja otsustas sõita taksofonini, mis asus vaid mõne kvartali kaugusel Robi majast. Telefoonis ütles Angela talle, et ta on liiga väsinud, et kohtuda ja tahab koju minna ning vanni võtta. Vestluse jätkudes hakkas ta märkama, et kummaline roheline Fordi kastiauto tiirutab ümber kvartali, kus taksofon asus. Mõne minuti pärast peatus auto ja sellest väljus mees. Rob rääkis hiljem uurijatele, et ta kõlas telefonis väga närviliselt ja kirjeldas talle täpselt, mis toimub. Rob kuulis pealt, kuidas tema kihlatu küsis tundmatult mehelt, kas ta soovib telefoni kasutada, kuid mees keeldus. Mõni sekund hiljem katkestas nende vestluse Angela karjed ja tundmatu mees ütles talle, mul polnudki telefoni vaja kasutada. Reaalajas kuulis Rob, kuidas tema kihlatu karjus abi järele, samal ajal kui õhku täitis rabelemise heli. Kuna tema kodu oli telefoniputkast nii lähedal, tormas ta kohe oma veoauto juurde ja hakkas sõitma. Raportite kohaselt nägi Rob sündmuskohale jõudes rohelist Fordi pickupit, millel oli seinamaalingud kujutav kleebis sündmuskohalt põgenemas. Ta üritas veoautot jälitada, kuid paanikas olles pani ta kogemata auto tagurpidi käiku, kahjustades selle osi. Rob ütles politseile, et ta jälitas veoautot nii kaua kui võimalik, kuid tema auto hakkas aeglaselt lagunema. Tunni aja jooksul saadeti Missouri osariigi maanteepatrull Clintoni kesklinna ning paljud teised politseinikud sõitsid teedel, püüdes veoautot leida. Rob suutis veoauto numbrimärgilt meenutada vaid tähti XY, mis ei andnud politseinikele eriti palju vihjeid. Robi lugu tundus uskumatu. See oli kuni hetkeni, mil 2 tunnistajat astusid välja, et kinnitada lugu tundmatust mehest rohelises veoautos. Robi pole kunagi kahtlusalusena nimetatud ja teda ei peeta Angela kadumise asjas kahtlusaluseks. Saates Lahendamata mõistatused oli eetris Angela kadumisest rääkiv lugu, tuues tema juhtumile uut avalikku tähelepanu. Kuid hoolimata paljudest telesaadetest ja artiklitest on tema juhtum endiselt lahendamata. Mõned oletavad, et Kenneth McDuff, tuntud sarimõrvar Texas osariigist, on kuidagi seotud, kuid nende seostamiseks pole kunagi leitud ühtegi tõendit. 2021 aastal javasid uurijad uut teavet, öeldes, et nad usuvad nüüd, et Angela oli isiku eksituse ohver. 1991 aasta 4. aprillil sai teine naine nimega Angela, kelle isa oli muutunud informaatoriks, ähvardava kirja. Politsei palub nüüd kõigil, kellel on teavet, sellest teada anda. Angela Marie Hammondit kirjeldatakse kui valgenahalist naist, kellel on pruunid juuksed, pruunid silmad, pikkus umbes 4 jalga 11–5 jalga ja kaal umbes 120–140 naela. Tal on arm ülahuulel ja ta kannab kontaktläätsi. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Clintoni politseiosakonnaga numbril 6085 2679, viidates juhtumile numbriga 91048. Number 9. 40-aastase Diane Oget elu oli 1990 keskpaigaks olnud raske, kuid kõigele vaatamata säilitas ta oma positiivse ja usaldava loomuse. New Yorgis sündinud Diane kolis 1980 Odessasse, Floridasse, et olla oma perele lähemal. 1980 diagnoositi Diane'il bipolaarne häire ja talle määrati ravimid. Mõneks aastaks tundus, et olukord stabiliseerus. Siis
1991 aastal lahutas tema abikaasa Frederick temast ja sai hooldusõiguse nende 3 lapsele. See halvendas Diane'i vaimset tervist veelgi ja tema perekond märkas olukorra halvenemist. 1990. keskpaigaks oli ta hakanud suhtlema valede inimestega ja tal oli juba väikeste kuritegude eest karistusregister. Diane'i perekond tegi kõik, mis võimalik, et teda aidata. Sealhulgas lasid ta Florida Bakeri seaduse alusel haiglasse paigutada. 1998 aasta aprilliks oli ta olnud 32 korda Bakeri seaduse alusel haiglasse paigutatud. Tema viimane vabastamine toimus 1998 aasta aprillis. Otsust, mida tema perekond hiljem kritiseeris, sest nende arvates polnud ta selleks valmis. 1998 aasta 10. aprill algas Oakside'i jaoks nagu iga teinegi päev. Diane oli pärast haiglast vabastamist hiljuti kolinud oma õe Deborah juurde elama. Umbes kell 11 lahkus Deborah arsti vastuvõtule ning kui ta tagasi tuli, oli tema õde kadunud. Deborah helistas kohe oma perele ja püüdis meeleheitlikult Diane'i üles leida. Kui need katsed ebaõnnestusid, teatasid nad tema kadumisest Pasco maakonna šerifi büroole ja uurimine algas. Tunnistajad tulid välja, väites, et olid näinud Diane'i kõndimas mööda US 19 maanteed New York Avenue lähedal Hudsonis, Floridas. Siis paar päeva pärast tema kadumist sai Diane'i ema muret tekitava kõne. Kodus polnud sel hetkel kedagi, kui kõne tehti, nii et see suunati automaatselt kõnepostkasti. Kui proua Auget kõneposti tagasi kuulis ta naise häält, keda ta tuvastas kui Diane'i, ütlemas: Aita, lase mind välja. Enne kui kostis veel üks hääl, mis ütles: Hei, anna see mulle. Enne kui kõne lõppes, väitis ta ka, et kuulis rüselust. Helistaja tunnuse järgi tehti kõne Starlightist, Odessast, kuid täpses asukohas ei suudeta kokku leppida. 15. aprillil leiti US 19 tee äärest New York Avenue lähedalt ära lõigatud sõrm, millel oli punaseks värvitud küüs. Koos sellega leiti riided, mis olid korralikult kokku volditud ja pandud kotti, mugavuspoe välisesse sügavkülmikusse. Uurijad usuvad, et need kuulusid Diane'ile. Aastal 2000 leiti veel osa tema asju Pascos, Floridas, suletavas kilekotis. Ainult üht inimest on Diane'i juhtumiga seoses nimetatud ja juhtumist on nüüd saanud külm juhtum. Vihjeid laekub uurijatele endiselt, kuid midagi sisulist pole leitud. Diane Louise Augetit kirjeldatakse kui valgenahalist naist, kellel on blondid, punaka tooniga juuksed, sinised silmad, umbes 163 cm pikk ja kaalub 59 kg. Ta võtab regulaarselt ravimeid, mille ta jättis maha. Tal on arm kõhul ning tätoveeringud seljal ja paremal õlal. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust detektiiv Chet Coghilliga Pasco maakonna šerifi büroost numbril 727 758 78, viidates juhtumi numbrile 981 5054. Number 8. 19-aastast Brandon Swansonit kirjeldati kui nutikat ja intelligentset noormeest. 2007 aastal kuulus Brandon Marshalli keskkooli lõpetajate hulka Marshallis, Minnesotas ja ta valmistus alustama oma täiskasvanu elu. Pärast keskkooli astus ta Minnesota Westi kogukonna kolledžisse, kus ta õppis inseneriteadust ja tuuleturbiine. 2008 aasta maiks oli ta harjunud oma uue eluga tudengina ja valmistus kolima Iowasse, et seal kolledžisse minna. 13. mai oli Brandonile ja tema kursuse kaaslastele õppeaasta viimane päev, nii et nad otsustasid seda tähistada. Pidu toimus Lindis, umbes 7 miili kaugusel tema kodust Marshallis. Brandonil oli juhiluba ja tal oli oma auto, nii et ta teadis, et ei tohi liiga palju juua. Peol viibinud inimesed kinnitasid, et Brandon ei olnud joobes ja ta oli vaid ühe alkohoolse joogi proovinud. Hiljem teatati, et Brandon käis veel ühel peol Cambis, mis asub umbes 56 kilomeetri kaugusel Marshallist, kus ta jõi veel vaid 1 või 2 jooki. Kui 13. mai vahetus, 14. maiks hakkas pidu vaikselt lõppema ja Brandon istus oma autosse, et alustada 40-minutilist sõitu koju. See tee oli talle tuttav, sest tema kolledž asus Cambis, nii et tema vanemad ei muretsenud. See kestis kuni umbes kella 2 öösel, mil nende telefonid vibreerisid. See oli kõne Brandonilt. Ta selgitas rahulikult, et oli oma autoga teelt välja sõitnud ja kraavi sattunud, kuid ta ei olnud viga saanud. Tema vanemad küsisid, kus ta on, et nad saaksid talle järele tulla, ning Brandon ütles neile, et ta on lindi lähedal. Kui nad kohale jõudsid, polnud nende pojast mingit märki, nii et nad helistasid talle uuesti. Kõnes vandus Brandon, et ta näeb linna tulesid ja ütles oma perele, et ta kõnnib tagasi oma sõbra maja juurde. 47-minutilise kõne ajal tundus ta rahulik,
hoolimata sellest, et tema auto oli kraavis ja ta ei paistnud olevat joobes. Kolmekesi arutasid nad edasi-tagasi, püüdes tema asukohta kindlaks teha ja kokkusaamiskohta kokku leppida. Siis ootamatult kuulsid Brandoni vanemad teda karjumas. Kuramus! Enne kui kõne katkes. Nad ülitasid talle meeleheitlikult tagasi helistada, kuid tema telefoni aku oli tühi. Kahjuks reageeris Lindi politseijaoskond kadunud isiku teatele viivitusega, sest nende arvates polnud ebatavaline, et 19-aastane oli pärast pidu hilja väljas. Õnneks otsustasid nad teadet tõsiselt võtta ja alustasid uurimist. Telefoonikõnede andmed näitasid, et tema telefon andis viimati märku 20 miili kaugusel Lindist. Lisaks leiti tema auto Porterist, Minnesotast umbes 25 miili kaugusel Lindist ning see ei paistnud olevat halvas seisukorras. Uurimise käigus kasutas Lindi politseijaoskond teenistuskoeri, kes jälitasid Brandoni lõhna Yellow Medicine'i jõeni, kus jälg äkitselt katkes. Brandoni juhtum köitis avalikkuse tähelepanu ja on saanud üheks kaasaegse aja enim arutletud kadumisjuhtumiks. Hoolimata massimeedia suurest huvist on tekkinud väga vähe tõsiselt võetavaid vihjeid. Tema kadumise 20 aastapäeva lähenedes on tema perekond vastuste leidmisel meeleheitel. Brandon Victor Swansonit kirjeldatakse kui valget meest, kellel on pruunid juuksed, sinised silmad, pikkus 168 centimeetri ja kaal 54 kiloga. Ta kannab prille, on vasakus silmas seaduslikult pime ning tal on augustatud kõrvad. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Lincolni maakonna šerifi bürooga numbril 507 69 41 664, viidates juhtumi numbrile 200 86 843. Number 7. Haider Hari Abu Shakra oli 6 lapse uhke isa ning teda kirjeldasid tuttavad kui töökas ja seltsiv inimene. 2011 aastaks kuulus Hari Abu Shakrale mitu kinnisvaraobjekti kogu Manchesteris, Connecticutis, sealhulgas autogaraaž ja esindus. Raportite kohaselt olid Hari Abu Shakra vastu esitatud ka pooleli olevad kriminaalsüüdistused osariigi poolt. Nende süüdistuste kohaselt tegelesid Hari Abu Shakra ja tema isa pettusega, laenates autosid, müües need maha ning jättes laenuandjatele kasumi maksmata. Osariik väitis samuti, et Hari Abu Shakra ja tema isa saatsid autosid Aafrikasse ning olid ilmselt seotud rahapesuga. 2011 aasta keskel oli Hari Abu Shakra kautsjoni vastu vabaduses. 6 tema vastu esitatud föderaalsüüdistuse menetlemise ajal. Samal ajal väideti ka, et Hari Abu Shakra oli linna maksukogujale võlgu umbes $23 000. $23 000 tasusid, mis olid seotud tema ettevõtete ja kinnisvaraga. Selle aasta 7. detsembril sõitis Hari oma Main Streetil Manchesteris asuvasse garaaži esindusse, mille omanik ta oli, et seista silmitsi garaaži omaniku ja mehaanikutega, kuna nad polnud tema arvates talle üüri maksnud. Umbes kell 20:20 helistas ta oma vennale ja palus abi, öeldes: "Nad hirmutavad mind." Kell 20:24 helistas Hari oma naisele ja ütles talle, et ta on koosolekul, kuid saab kella 9 valmis, et viia naine kinno. Kahjuks Hari ei tulnudki enam koju ja see jäi tema viimaseks telefonikõneks. Kui tema kadumisest politseile teatati, oli esimene koht, kuhu nad läksid, esindus ja garaaž. Kohaloonu mehaanikud küsitleti, kui nad eitasid, et teaksid midagi Hari äkilisest kadumisest. Manchesteri politsei palus mehaanikutel läbida valedetektori katsed, kuid grupp keeldus. 2026 aasta seisuga puuduvad kindlad tõendid, mis seoksid neid juhtumiga ning nad on süütud, kuni pole tõestatud vastupidist. Mõned raportid viitavad, et Hari auto leiti hüllatuna päev pärast tema kadumist, kuigi seda ei saa kinnitada. Mõned usuvad, et ta põgenes Jordaaniasse, kuna tema isa oli selleks ajaks juba sinna läinud, kuid ka seda ei saa kinnitada. Seoses tema kadumisega lõi tema perekond GoFundMe ja Facebooki lehe, et nõuda vastuseid. Nüüdseks on möödunud 15 aastat sellest, kui Hari Abu Shakrat viimati nähti. Teda kirjeldatakse kui valget meest, kellel on mustad juuksed, pruunid silmad, pikkus 5,7 kuni 5,9 ning kaal umbes 180 kuni 205 naela. Viimati nähti teda kandmas halli ülikonda, valget särki, punast lipsu ja musti kingi. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Manchesteri politseiga numbril 86 06 450, viidates juhtumi numbrile M2 01 40 46. Number 6. 25-aastane Linda Rose Grimm oli vaikne ja lahke tüdruk, kes püüdis 1980-ndatel täiskasvanuna jalgu alla saada. Linda sündis Pariisis, Californias ja teda kasvatas ema ning neil kahel oli hea suhe.
31. mail 1986. aastal, kuigi mõned allikad väidavad, et see oli 1985. aastal, lahkus Linda kodust, öeldes emale, et läheb sigarette ostma. Tunnid möödusid ja ema hakkas muretsema, kuid pole selge, millal tema kadumisest tegelikult teatati. Ema sõnul hoidis ta järgmise enam kui 18 kuu jooksul tütrekesele telefoni teel ühendust. Kõnedes ütles Linda emale, et elab nüüd Wichitas, Kansasis. Ta rääkis emale ka, et on alustanud suhet veokijuhiga, kelle nimi on Robert Masters. Allikad teatavad, et Linda oli abielus, kuid pole selge, kas abikaasaks oli Robert või keegi teine mees. Koos alustasid nad uut elu talus ja tundus, et neil läheb hästi. Linda ema hakkas kõnede kohta märkmeid tegema ja märkas, et need olid harvad ja põgusad. Ta keeldus emale talu täpset asukohta ütlemast ja hakkas kuude möödudes kõlama üha hirmunumalt. Siis 1987 aasta oktoobris kõned lakkasid täielikult. Grimmi perekond helistas sellele numbrile iga päev, kuid vastust ei saanud. 1989 aasta aprillis leiti Linda kollane Ford Pinto hüljatuna ühes supermarketis Huntington Beachil, Californias, umbes 111 kilomeetri kaugusel tema kodust Pariisis. Pole selge, kas autos leiti mingeid vihjeid või kas autot uuriti kohtuekspertiisi korras. Kui kõned lakkasid, survestas Linda ema uurijaid juhtumiga tegelema. Kummalisel kombel on nimekirjas Texase võimud, kuigi juhtum toimus California ja Kansase vahel. Selle juhtumi kajastamises on palju vastuolusid ja algusest peale on väga vähe üksikasju. Mõned usuvad, et Linda tahtis lihtsalt uut elu alustada, kuid tema ema ei ole selles veendunud. Lindal on keisilõike arm, kuid tema laste kohta pole üksikasju kirjas. On möödunud mitu aastakümmet ja kuigi vihjeid on väga vähe, väärivad Linda ja tema pere õiglust. Linda Rose Grimm on kirjeldatud kui valgenahalist naist, kellel on pruunid juuksed, pruunid silmad, umbes 5 jalga, 2 tolli pikk ja kaalub 110 naela. Tal on mutt ninal, arm silmade vahel ja keisrilõike arm. Linda võib kasutada ka perekonnanimesid Masters, Raby või Oshesky. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Orange'i maakonna šerifi bürooga numbril 714 647 7000, kasutades juhtumi numbrit 88 038 162. Number 5. 2020 aastal oli Texases 49 110 avatud kadunud isiku juhtumit, mis on avaldamiseni eelnenud 6 aasta jooksul kasvanud. 36-aastane Mario Medina Fuentes on vaid üks neist 49 000. Victoria Costa Mario õde ütles meediale, et ta oli armastav, seltskondlik ja pühendunud pereinimene, kes hoolitses alati selle eest, et tema pere oleks hoitud. 31. detsember 2019. Uue aasta elevus oli õhus tunda. Inimesed üle kogu Escondido linna hakkasid kogunema baaridesse ja kodupidudele, valmis uut aastat üheskoos vastu võtma. Kell 19.00 helistas Mario oma õele ja kinnitas, et kohtub temaga ning perega kirikus, et koos tähistada. Kõne ajal mainis ta ka, et kohtub enne pidustusi 1 või 2 sõbraga, kuid kinnitas õele, et on kindlasti kohal. Sealt edasi teame, et ta kohtus 2 mehega ja istus nende autosse. Politsei usub, et nad võisid olla teel Pasadenasse, mis asub umbes 7 miili kaugusel Quinto Cityst teadmata põhjustel. Kell 20.20 tegi Mario oma viimase kõne oma tüdruksõbrale. Ta meenutas, et Mario karjus talle telefoni teel ja ütles, et ta on ohus. Ta ütles, nad teevad mulle lõpu peale, enne kui kõne katkes. Tema tüdruksõber ja perekond pommitasid teda kõnedega, kuid ta ei vastanud kunagi. Kui aastavahetus möödus ja Mariost polnud endiselt mingit märki, teatati temast kui kadunud isikust ning Texase avaliku julgeoleku osakond kaasati juhtumisse. Kahjuks on selle juhtumi kohta väga vähe üksikasju. Sellele on tema õde tähelepanu juhtinud ja loodab seda muuta. Victoria ütles kanalile Fox News 26. Mõned inimesed on teinud YouTube'i videoid minu venna loost ja see on levinud. See ei ole nii palju levinud kui teised juhtumid. Mida rohkem jagamisi saad oma lähedaste piltidele. Ma ei tea, kuidas seda öelda, aga see annab sulle rohkem lootust. Charlie Projecti andmetel on 1 2 Marioga tol ööl olnud mehest tuvastatud, kuid teda pole veel üle kuulatud. Politsei on samuti leidnud turvakaamera salvestisi autost, millega ta sõitis, ning mõnest peatusest, mida ta võis teha kohalikus bensiinijaamas. Seda salvestist saab vaadata allolevalt lingilt. Mario perekond on samuti teinud koostööd Texas EquuSearchiga lootusest ta koju tuua. Teda kirjeldatakse kui Ladina-Ameerika päritolu meest,
mustade juuste, pruunide silmadega, 5 jala ja 9 tolli pikkust ning kaalub 238 naela. Tal on mitu tätoveeringut, sealhulgas Victoria paremal õlal, Matilda vasakul käel ja kuupäev 31.01.06 vasakul käsivarrel. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Texase avaliku julgeolekuametiga numbril 803 4632 43. Number 4. 59-aastane Ray Ricker oli tunnustatud ja lugupeetud advokaat Centeri maakonnas Pennsylvanias. 1970-ndatel ja 80-ndatel õppis Ray ülikoolis ning omandas lõpuks õigusteaduse doktorikraadi ekvivalendi. Oma töökarjääri alguses tegeles ta raskete kuritegude süüdistamisega. 1985 aastal võitis Ray Centeri maakonna ringkonna prokuröri koha, mis hõlmab mitmeid piirkondi Pennsylvanias. Järgmised 20 aastat töötas ta oma kogukonna heaks ja menetles palju tõsiseid juhtumeid, tagades, et ohvrid ja nende pered said õiglust. Töötades ringkonna prokurörina lahutas Ray abielu ja kohtus peagi pärast seda Patty Fornicolaga. Nende kahe vahel arenes suhe, mis kasvas koos tema ametialase karjääriga. 2005 aastaks oli Ray teeninud osariiki 20 aastat ja otsustas mitte uuesti ringkonna prokuröriks kandideerida. 5. aprillil tõusis Ray varatööle, suudles oma tüdruksõpra hüvastijätuks ja lahkus oma kodust Bellefontaines, Pennsylvanias. Andmeete kohaselt saabus Ray sel hommikul ringkonna prokuröri kontorisse ja teatas oma töötajatele, et võtab pool päeva vabaks. Uurijad ei ole siiani kindlad, miks ta pool päeva vabaks võttis, kuid umbes kell 11.00 lahkus Ray kontorist ega nähtud teda enam kunagi. Kell 11.30 helistas ta oma tüdruksõbrale Patile ja ütles, et sõidab Kirdesse Lewisburgi, mis asub Unioni maakonnas umbes 60 miili kodust. Jällegi ei ole selge, millest nad kõnes rääkisid ja pärast seda ei nähtud ega kuuldud Ray Rickerist enam kunagi. Selleks õhtuks oli tema tüdruksõber muutunud murelikuks ja võttis ühendust politseiga, et teatada tema kadumisest. Esialgne otsing ei näidanud tema telefonis ega pangakontodel mingit tegevust. Järgmine vihje ilmus alles järgmisel päeval, 6. aprillil, kui tema auto, punane Mini Cooper, leiti mahajäetuna Lewisburgi parklast Susquehanna jõe lähedal. Uurijad märkisid, et autos oli tunda sigaretilõhna ja sees oli isegi veel sigaretituhka. See detail šokeeris tema perekonda. Ray tundis sigaretide vastu suurt vastumeelsust ega olnud ise kunagi suitsetanud. Tema perekond kinnitab ka, et ta poleks kunagi lubanud kellelgi oma autos suitsetada, sest ta ei talunud tubakasuitsulõhna. Pole selge, kas autos leiti DNA-d või sõrmehelgi. Juhtum pälvis kiiresti meedia tähelepanu, kuid sellest hoolimata jäi see lahendamata. See kestis kuni 3 kuud hiljem, 2005 aasta juulis, kui tema ringkonna prokuröri poolt väljastatud sülearvuti leiti Susquehanna jõest, kiilutuna silla tugiposti vahele. See tugipost asus mõnisada meetrit sellest kohast, kus tema auto leiti, ja seal oli veel üks kummaline vihje. Kõvaketas oli käsitsi eemaldatud enne, kui sülearvuti vette visati. Kõvaketta jõest kättesaamiseks kulus veel 3 kuud. Kahjuks oli kõvaketas nii vett täis ja kahjustatud, et sellest ei õnnestunud midagi taastada. Charlie Projecti andmetel selgus Ray internetitegevust uurides, et ta oli otsinud, kuidas kõvaketast rikkuda ja infot sülearvuti veekahjustuste kohta. Vaatamata sellele juhtumile osaks saanud tähelepanule on vähe uusi vihjeid päevavalgele tulnud. Paljud arvavad, et Ray sattus sihtmärgiks oma töö tõttu. Ta oli vastutanud Centeri maakonna kõige tõsisemate kuritegude eest süüdistuse esitamise eest ning on loomulik, et politsei arvab, et kellelgi võis olla soov kätte maksta. Siiski on selle toetuseks vähe füüsilisi tõendeid ning juhtum on nüüdseks tunnistatud külmjuhtumiks. Ray Gritterit kirjeldatakse kui valget meest, kellel on hallikaspruunid juuksed, rohelised silmad, umbes 6 jalga pikk ja 170 naela kaalu. Ta võib kasutada perekonnanimesid Gray või Lang ning teda nähti viimati kandmas helesinist fleece shopet, siniseid teksaseid ja spordiaratseid. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Dana Martini Pennsylvania osariigi politseist numbril 814 696 6158. 3. 38-aastast Roy Jacob Hegelit kirjeldati kui lahket ja avatud meest, kes elas Fargo linnas Põhja-Dakotas. Tema särav ja avatud iseloom sobis hästi tema tööks rändmüüjana ning ta sai tööl hästi hakkama ja reisis mööda Ameerika Ühendriike. Kui ta ei töötanud, armastas Roy ka keeglit mängida ja käis sageli keegliturniiridel. 26. veebruaril 1989 osales ta ühel sellisel turniiril Fargo linnas
ning kohalviibijad märkisid, et nad märkasid temas muutust. Tema avatud isiksus ja soe olek olid kadunud ning tundus, et tal oli raske. See turniir jäi viimaseks korraks, kui teda nähti, kuid mitte viimaseks korraks, kui temast kuuldi. Pärast turniirit lahkumist oma sinise Ford Tempoga sõitis Roy mööda maad ringi ja reisis üle kogu riigi. Charlie Projecti andmetel ei ole uurijad siiani kindlad, mis selle reisi ajendiks oli, kuna väidetavalt Roy sellel reisil ei töötanud. 8. märtsil 1989 võttis Roy viimast korda ühendust, kui ta helistas oma endisele tüdruksõbrale. Kõne ajal väitis Roy, et ta viibib Kingmanis, Arizonas, kuid plaanib naasta Bismarcki, Põhja-Dakotasse, mis asub üle 200 miili kaugusel tema kodust Fargos. Tema endine tüdruksõber väitis ka, et Roy ütles talle, et ta oli 9 päeva jooksul käinud 9 erinevas osariigis ja tal oli ainult $200. Vahetult pärast seda kõnet teatati Roy kadumisest ja algas otsing. 2 päeva hiljem, 10. märtsil, leiti tema auto mahajäetuna üksikul teel California Death Valley monumendi lähedal, rohkem kui 367 kilomeetri kaugusel Kingmanist, Arizonas. Auto lähedalt leidsid politseinikud jälgida rea, mis kulgesid 6 miili kaugusele, enne kui need lõppesid ja kadusid. Kummalisel kombel oli ka Roy isa 1970 aastal kadunuks jäänud, kuid ilmus hiljem uuesti välja, olles alustanud uut elu. Uurijad loodavad, et ka Roy puhul on tegemist sama looga, kuigi kuritegu ei saa lõplikult välistada. Roy Hegelit kirjeldatakse kui valgenahalist meest, kellel on pruunid juuksed ja pruunid silmad, pikkust 6 jalga ning kaal umbes 77–84 kilogrammi. Tal on vasakul oimu kohal rõngakujuline arm ja tal võib olla näokarvu. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Bismarcki politsei osakonnaga numbril 701 223 1212, viidates juhtumi numbrile 893 1642. Teiseks, 26-aastane Steven Adams, kuigi mõned allikad ütlevad Stefan või Steven PH-ga. Kirjeldati teda kui intelligentset ja hoolivat noormeest, kes armastas kalastamist, jahipidamist ja korvpalli. 2004 aastaks valmistus ta lõpetama oma kraadi Northeastern State University's Tahlequah's, Oklahomas ning valmistuma eluks pärast haridusteed. Aastaid hiljem oli Steven abiellunud. Kuid see suhe ei kestnud ning nüüd pidas ta hooldusõiguse pärast võitlust oma endise naisega. Talle esitati mitmeid süüdistusi, kuid need lükati alati tagasi. Vaidlus algas 2002 aastal ning 2004 aasta detsembriks oli Oklahoma osariik kutsunud Muskogee kohtus kokku istungi, et asi lõplikult lahendada. Selle aasta 13. detsembril lahkus Steven ülikooli territooriumilt pärast oma viimase eksami sooritamist. Umbes kell 11:00 helistas ta oma tüdruksõbrale, et eksamit arutada. Kõne ajal ütles ta talle, et viib ühe nimetamata mehe Keysi Oklahomasse. Sealt edasi oli plaan sõita oma ema juurde Weber's Falli ja seejärel minna tööle Muskogeesse. Tema tüdruksõber ütles, et ta oli heas tujus ja miski ei paistnud olevat valesti. 30 minutit hiljem üritas üks Steveni sõpradest talle helistada, kuid märkas, et kõned suunati kõnepostile juba pärast ühte helinat. Steven ei jõudnud kunagi oma ema koju ega tööle. Järgmisel päeval teatas tema tüdruksõber Steveni kadumisest ja uurimine algas. Politseid huvitas sõbra teade, et Steveni telefon katkestas kõne pärast ühte helina. Sõber ütles neile, et ta oli Stevenile korduvalt helistanud ajavahemikus 11:30 kuni 12:00, aga tulemus oli iga kord sama. Seejärel otsustasid nad tema viimased sammud välja selgitada ja leidsid mõned vihjed. Veidi enne kella 12 märrati Stevenit ühes Cooksis asuvas väikepoes Oklahomas, mis asub umbes 18 miili kaugusel tema ülikooli linnakust. Tunnistajad meenutasid, et nägid teda ostmas limonaadi ja mõneks minutiks poe ees seismas, märkides, et oli ärritunud, kuid keegi ei läinud tema juurde. Stevenit otsides leidsid nad ka veel ühe vihje. Päeval, mil Steven kadus, nähti ühte tundmatut meest. Valge mees, umbes 180 centimeetri pikk, pruunide juustega ja vanuses 40–50 aastat, hulkumas segakaupluse ees, mis asus Steveni korteri lähedal. Teatete kohaselt juhtis mees pick-upit ja viibis seal, justkui ootaks kedagi. Kell 11:00 lahkus see tundmatu mees korteri lähedal asuvast parklast ja sõitis minema. See on märkimisväärne, kuna umbes sel ajal võttis Steven viimast korda ühendust. Politsei ei ole seda isikut kahtlusaluseks nimetanud, kuid nad soovivad temaga väga rääkida. Hoolimata sellest, kui palju töötunde politsei uurimisse pani, tuli välja väga vähe paljulubavaid juhtlõngu.
Tema autot pole kunagi leitud ja pole selge, kuhu ta võis sõita. Mõni nädal pärast tema kadumist sai tema perekond ähvardava kõne. Helistaja, kelle isik pole teada, ütles perekonnale, et neile tehakse füüsiliselt viga, kui nad ei lõpeta uurimist ega lõpeta iseseisvaid otsinguid. Stephanie isa, Carl Adams, andis intervjuu oma poja kadumise 20. aastapäeval ja ütles: ta oli ainus kogu seltskonnast, kes läks ülikooli. Talle lihtsalt väga meeldis see. Kui keegi tuleks selle teabega välja ja oleks piisavalt julge seda teha, oleks ta minu jaoks nagu superkangelane. Ma jätkan selle eest võitlemist, see on minu rist, mida kanda. Ta oli minu poeg. Ma armastan teda. Ma ei kavatse nüüd talle selga pöörata. Steven Adamsit kirjeldatakse kui umbes 170 cm pikkust ja 74–91 kilogrammi kaaluvat pruuni juuste ja pruunide silmadega meest. Ta on seotud Oklahomas asuva Cherokee rahvaga. Tal on ka raske astma, mis nõuab inhalaatori kasutamist, kuid see jäi tema koju maha. Kõiki, kellel on selle juhtumi kohta teavet, palutakse võtta ühendust Oklahoma osariigi uurimisbürooga numbril 918 582 9075, viidates juhtumi numbrile CR04 CR04 180. Võite ka anonüümselt ühendust võtta FBI-ga. Esimene. Ja tuuritades üle kogu oma koduosariigi maini. Pärast kohaliku kogemuse saamist kolis Alex Los Angelesse, et proovida seal läbi lüüa. Umbes sel ajal märkas tema perekond, et tema käitumine hakkas muutuma. Ta oli ettearvamatu ja rääkis, et on Lemuria järeltulija. Selle väidetava uppunud mandri koduks võisid olla tulnukad, kes hiljem võid inimrassi. Vähemalt nii räägib legend. 2015 aastaks oli tema usk nii tugevaks kasvanud, et ta otsustas 6 nädalaks Indiasse reisida, et otsida oma kõrgemat jõudu ja elu eesmärki. Tema vanemad lisasid, et temast sai range veegan ja ta nautis oma vaimset teekonda Indias. 2017 aastaks elas ta taas koos vanematega Maine'is ja tema käitumine hakkas veelgi rohkem muutuma. Nüüd oli Alex võtnud range vaikimisvande ja veetis kogu oma aja mediteerides. Sõbrad, keda Alex kunagi jumaldas ja kellega ta koos tuuritas, jäid nüüd tahaplaanile ning ta hakkas endasse tõmbuma ja isoleerima. 22. veebruaril 2018 murdis ta oma range vaikimisvande ja palus vanematele end lennujaama viia. Ta teatas neile, et koli Kauaile, Hawaiile, et otsida edasist valgustumist. 22. veebruaril astus Alex lennukile ja maandus mõni tund hiljem Hawaiil. Tunnistajad meenutasid, et nägid teda rannamajutuses 22. ja 23. kuupäeva vahel. Nende 2 päeva jooksul tegi ta mitu kõnet kohalikele taksofirmadele, kuigi pole ühtegi tõendit, et teda oleks kunagi peale võetud. 24. veebruaril tegi Alex hotellist kõne, kuid pole teada, kellele ta helistas. Sel pärastlõunal registreeris ta end hotellist välja ja teda ei nähtud ega kuuldud enam kunagi. Kui tema vanemad ei suutnud pojaga ühendust saada, andsid nad teada tema kadumisest. Uurimine oli lühike. Politsei teadis, et ta viibis hotellis 22. ja 24. kuupäeval vahel enne kadumist. Tema telefonis ei olnud mingit aktiivsust ja tema pangakontol olnud 8000 jäid puutumata. Ta ei olnud öelnud, kuhu ta läheb ning pole teada, kas ta oli koos teiste inimestega. Tema vanemad on spekuleerinud, et ta võis piirkonnas kohtuda erinevate religioossete või vaimsete gruppidega, et leida seda valgustust, mida ta nii meeleheitlikult otsis. Uurijad leidsid tema sülearvuti ja tema sirvimisajaloo uurimine andis neile veel mõned vihjed. Vahetult enne kadumist otsis ta teavet telkimisvarustuse ja söödavate taimede kohta saarel. Lisaks lääkus 2018. aasta märtsis ja aprillis kinnitamata teateid tema nägemisest Salt Pond Beachi laagris. Veel kinnitamata teateid tuli 2019. aasta alguses, kui üks naine nägi Kauail telkimisvarustust ostmas meest, kes vastas Alexi kirjeldusele. Kõik need teated on endiselt kinnitamata, kuid need toetavad perekonna teooriat, et ta elab eraldatult ega soovi, et temaga ühendust võetaks. Alex McLaren Gumi kirjeldatakse kui valgenahalist meest, kellel on pruuni juuksed, sarapuu pruunid silmad, umbes 6 jalga pikk ja kaalub 160–180 naela. Tal on suur elupuu tätoveering vasakul käsivarrel ja sinise silma tätoveering paremal käel. Alex võib samuti reisida nime all Albert Johnson, mida ta kasutas Los Angeleses muusikat tehes.
Kõigil, kellel on teavet Aleksi juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Kauai politseiosakonna ja kohtuarstiga numbril 8082 41 1711, viidates juhtumi numbrile 180 83 08.